3 minutit lisaks. Ja suur tänu, austatud kolleegid, austatud õiguskantsler. No ma vabandan juba ette, et ma ei ole suuteline kaugeltki nii dramaatilist kõnet pidama, kui siin opositsioonijuht Reinsalu seda just tegi. Aga siiski oma võimete piires mõned tähelepanekud tahaksin teha selle päevakorrapunktiga seonduvalt, mida me siis täna arutame. Esiteks peab muidugi nõustuma, et loomulikult see mootorsõidukimaks tervikuna on ebaõiglane ja põhjendamatu maks mitmel põhjusel. Ta on ebaõiglane nii oma kehtestamise vormis kui ka kontseptuaalselt minu kindla veendumuse kohaselt, sest sisuliselt on ju tegemist topeltmaksustamisega. Me võime nimetada küll seda, et kütuseaktsiis ei ole maks, ta on ikkagi aktsiis, aga sisuliselt vaadates me maksame automaksu ja väga õiglaselt kehtestatud automaksu vastavalt sellele, kui palju me autot kasutame. Mida rohkem autoga sõidad, seda rohkem ka seda maksu maksad, sellepärast et auto tarbib siis kütust ja kütus on maksustatud aktsiisiga. Aga lisaks sellele, ehk siis teistkordse maksuna või mingit pidi võiks ju öelda, et isegi kolmandakordse maksuna, sellepärast et kütus on lisaks aktsiisile maksustatud ju ka käibemaksuga, väänatakse siis otsa veel kas 3. või ka 4. maks, auto registreerimistasu pluss siis iga-aastane maks. Et tõtt-öelda tekib küsimus, et kui palju siis ühte asja võib lõppude lõpuks maksustada, et kui 4 maksu on juba teineteise otsa seatud, võib-olla siis võiks ka 5., 6. ja 7. maksu veel auto kasutamisele peale panna. Nüüd, mis puudutab neid konkreetseid probleeme, millele õiguskantsler on osutanud, siis kahtlemata põhjendatud. Selline olukord, kus riik nõuab maksu vara eest, mis on hävinenud ja mida reaalselt ei eksisteeri, on ju ilmselgelt põhiseaduse vastane. Nüüd natuke naljakas on samal ajal kuulata, kuidas siin kolleegid Timpson ja Sutrop, võib-olla mõned veel, ma ei pannud võib-olla kõiki tähele, tänasid õiguskantslerid sellele väga reaalsele probleemile osutamas, ütles, et ei ole tõesti mingisugust võimalust mitte nõustuda sellega. Mõtlen seda kuulates, et kuulge inimesed, et kas te ei tahaks ühtlasi esineda siis vabandusega? Kui teie ju ise kehtestasitegi selle maksu. Ma mäletan väga hästi, teie ise hääletasite selle maksu kehtestamise poolt. Ja ei ole mõtet rääkida sellist juttu, et oi jaa, kogemata, ega me ju ei teadnud, et seal need probleemid sees olid ja need puudused. No kuidas ei teadnud? Mina mäletan väga hästi, näiteks kolleeg Rene Kokk korduvalt eelnõu menetluse käigus osutas just nimelt sellele probleemile. Korduvalt. Et miks te siis ei võta sellist asja välja, miks te ei arvesta sellega eelnõud koostades, miks te ei esita vastavasisulisi muudatusettepanekuid või sa vist isegi esitasid vastavasisulisi muudatusettepaneku, kui ma õigesti mäletan, miks te ei arvesta sellega? Ei, te tuimalt hääletasite need kõik maha, võtsite teadlikult vastu seaduse põhiseadusega vastuolus oleval kujul ja nüüd tulete siin ilusat nägu tegema ja tänama õiguskantslerit põhjendatult probleemi tõstatusele. Kuidagi silmakirjalik minu meelest. Nüüd, mida ma lisaksin aga, on see, et minu hinnangul selle eelnõu või selle seaduse, nüüdseks siis seaduse põhiseaduse vastasus ei piirdu sellega, millele on osutanud õiguskantsler. Ja nagu ma eelnevalt ka küsimusega õiguskantsleri poole pöördudes toonitasin, minu hinnangul on see seadus selgelt vastuolus ka põhiseaduse paragrahviga 28 lõige 4, mis ütleb, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all. Ehk siis riigi erilise hoole all. Selle sättega pole mootorsõidukimaksu kehtestamisel absoluutselt arvestatud. Olgugi, et eelnõu menetlemise käigus jällegi sai korduvalt osutatud sellele, et ärge kehtestage seda maksu sellisel viisil, mis karistab lasterikkaid peresid selle eest, et neil on rohkem lapsi, et nad vajavad sellest tulenevalt suuremaid ja raskemaid autosid, kuhu kogu pere ära mahuks, ja puuetega inimesi, kelle transportimiseks on vaja paratamatult suuremaid ja raskemaid autosid. Jälle nagu haneselge vesi absoluutselt arvesse ei võeta, täie teadmise juures tahtlikult, sihikindlalt tehakse asi ignoreerides põhiseadusesse kirjutatud. Ja mis on siis tulemus? Eile võtsin autoportaali lahti, vaatasin siis konkreetseid näiteid ja toon teile ka siit välja. Kui keegi ostab omale näiteks praegu 2005. aasta Porsche 911 Carrera S 3,8 liitrise mootoriga, 6 silindrit, 261 kilovatti, mis on sõitnud ainult 52 800 kilomeetrit ja maksab 55 000 eurot, siis edaspidi tuleb tal selle unistuste sportauto eest maksta aastamaksu 131 eurot
ja 40 senti. Nüüd, kui suur pere, kes ei osta seda oma autot omale mitte teise või kolmanda hobiautona, niisuguse kalli luksusesemena ilmselgelt, vaid perekonna ainsa ja põhilise sõiduvahendina, kuhu lihtsalt kogu pere ära mahuks, ostab omale Volkswagen Caravelle 2-liitrise diiselmootoriga ja 110 kilovatise mootoriga bussi, milles on siis 7 istekohta, mis on sõitnud 3 korda rohkem, 165 000 kilomeetrit ja maksab 2 korda vähem ehk 26 600 eurot, siis tema aastamaks edaspidi on 791 eurot. Kordan, Porsche puhul 131 eurot, selle Volkswageni bussi puhul 791 eurot. Nüüd, mina ei suuda küll parimagi tahtmise juures kujutada ette tõlgendust, mille kohaselt saaks öelda, ei, selline olukord ei ole vastuolus põhiseaduses selgesõnaliselt sätestatud kohustusega kohelda lasterikkaid perekondi riigi erilise hoole all olevana. No, tee mis tahad, ei suuda. Välja arvatud juhul, kui see säte põhiseaduses ongi lihtsalt tühi sõnakõlks, mis sisuliselt ei tähenda mitte midagi, ei kohusta parlamenti mitte millekski. Lihtsalt selline ilus loosung, eks ole, millega on hea lehvitada, me oleme selline rahvas, kelle jaoks on lasterikkad pered erilise hoole all, aga konkreetselt see ei kohusta meid mitte millekski. Ometi see, kuidas see seadus on vastu võetud, jätab sellise mulje, et parlamendil on sügavalt ükskõik sellest põhiseaduse sättest. Ja paraku ma pean ütlema, et kui õiguskantsler ei näe siin põhiseaduse vastasust, siis jääb see sama mulje kehtima ka seal. Olekski nagu tühi sõnakõlks loosung, mis ei tähendagi sisuliselt midagi. Ja muuseas sama võib öelda ka puuetega inimeste kohta, et siin meediaski on ju saanud lugeda üksi sügava puudega poega hooldavast pensionärist, kes peab invabussi eest, millega saab oma poega transportida koos ratastooliga, tasuma automaksu 864 eurot aastas. Veel kord, selle uhke unistuste Porsche omanik maksab siis 131 eurot seal kõrval. Nad võivad naabrid olla näiteks. Küsid, palju sulle automaks on? Ei ole hullu, mul on 131. Ütleb, aga vabandust, mina pean oma poega transportima bussiga, mul on 864. Kahju, et elu on selline, et kõigil nad ei lähe hästi, eks. Aga võt riik ei saa sellisest suhtumisest lähtuda. Ja kui ta lähtub, siis ei vääri tegelikult lugupidamist. Nii et kokkuvõttes ma pean ütlema, minu jaoks jäid ka ausalt öeldes suhteliselt arusaamatuks õiguskantsleri selgitused, miks ta on pidanud vajalikuks Riigikogu poole pöörduda selle probleemiga, mis on, ma kordan, sisuliselt põhjendatud ja õige, et hävinenud vara eest maksu küsimine on põhiseadusvastane, aga ei ole tõstatanud väga selgelt seda põhiseaduse vastasust aspektis, mida ma just teile kirjeldasin. Soovitus pöörduda halduskohtu poole toob minu näole muige. Koroona ajal tegime seda, pöördusime halduskohtu poole ebaõiglaste piirangutega seonduvalt, kaotasime menetluste käigus circa 30 000 eurot ja saime näha, kuidas riik näitas meile sisuliselt keskmist näppu. Nii et mina ei julgeks küll seda soovitust enam kellelegi teisele anda. Aitäh! Aitäh!